Nii, isa, me täname ja kiidame, et tõesti, et meil oleks kõrvad kuulama sinu häält ja valmistame südamed ette, issand, et sinu sõna kukuks meile südamesse ja kannaks sealt head vilja. Südamest lähtub elu. Õpetussõnad 4:23-27 ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu. Number 1, valelik suu endast ära saata ja hoidu huulte vääratusest, et sa huulega ei eksiks. Su silmad vaadaku otse, su pilk olgu suunatud ettepoole. Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Meil on väga selged juhised, kuidas käia issanda teed ja sest südant tuleb hoida. Meie südame olukord määrab meie kohaga kohtupäeval. Seal südame, me võime siin vaikida, aga süda räägib seal kohtus, kas me vastavalt meie vastu või meie poolt. See on ümber lõigatud süda versus ümber lõikamata süda. Osad on ümber lõigatud, osad on lõikamata, osad on lõikamisel, seepärast, et Jumala sõna lõikab, ta on ju kaheteraline, et meil käib operatsioon, südameoperatsioon. Ja siis see peab kandma ka sellist vilja, kui on ümber lõigatud, siis vanad asjad lähevad minema, erinevad asjad, mis maailmast olid, need lähevad minema, suitsud, alkoholid, asjad, värgid. Mina olin endine jõudik, õlle narkomaan, need enam ei ole, süda on ümber lõigatud, enam ei ole, see elukus läks minema, teemon läks minema. Ja hoopis teine inimene, üliropu suuga olin, ja ropp suu läks naksti, ühe päevaga läks minema, lõigati, plaksti küljest ära, esimene asi, minu sulane ropu suuga ei ole, kui kellelgi on ropp suu, siis on ümber lõikamatu veel süda. Nii, ilma aegu teenipäeva mind ütleb, see rahvas austab mind huultega, nende süda on, aga minust kaugel. Vaata, see võib olla huulega rääkida, issand, Jeesus, issand, kõik asju, aga süda on kaugel. Ja ilma ajuga nad teenivad mind õpetusena inimeste käskimisi. See on Matteuse 15:7-9. Aga lahendus on selline, Jeremiia 29. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ühesõnaga, me peame appi hüüdma issandat, mida ma olen ise korduvalt teinud, appi hüüdmistes hakkaski pihta minu muutused. Uhke inimene ei hüüa kunagi appi, tal ei ole vaja hüüda appi. Ta on ise väga tugev. Ja te tulete ja palute mind, näed. Hüüjad appi, pead paluma. Ja ma kuulen teid. Võt siis kuuldakse. Ja te otsite mind. Jälle otsida on vaja. Et niisama ei tule, et istud ja ootad ja leiate minu. Kui te nõuate mind kõigest oma südamest, järjekordne nõue. Kui sa nõuad teda, Jeesus, ma vajan sind, ma tahan sind, palun tule, puuduta mind, palun räägi minuga. Niimoodi kisendad. Ja ma lasen teil mind leida. Selle tulemus on selline, et ta laseb leida. Kui sa niimoodi jänuned tema peale, siis ta tuleb, aga just jänune ja tulgu. Jumal ütlebki jänune ja tulgu. Kui sa jänune, siis võib-olla tuleb sul keegi teine sinna rääkima, aga mitte Jeesus. Ja näevad, ta ütles, et ma lasen teid ennast leida ja ütleb issand ja ma pööran teie vangipõlve. Ühesõnaga sa saad teemonitest lahti, vanglast lahti. Inimesed on teemonite, kurjade vaimude vangid ja nad saavad lahti ja ma kogun teid. See on Jeremiia 29:12. Ja kui Jeesus oma rahva, järgmine kirjakoht kohe, Matteuse 15. Ja kui Jeesus oma rahva hulga enda juurde kutsun, ütles ta neile,
kuulge ja mõistke, inimest ei rüveta see, mis suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. See suuvili, mida sa räägid, see rüvetab sind ära. Kui sa räägid Jumala sõna, siis see ei rüveta, see hoopis elustab sind. Siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid, kas sa tead seda sõna, kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Ja nendel on ümber lõikamata süda. Kui sa niimoodi ütled, nad leidsid, et see käis nende pihta. Jumala sõna peabki pihta tulema. Jumala sõna mõõk peab sisse minema lihast läbi. Liha teeb haiget, siis ta hakkab eraldama vaimu ja ihu, vaimu ja hinge. Ta hakkab ja siis on ta südamega alussõste hindaja. Ta lõpuks peab minema DNA-ni välja, kus on luu ja üdi ja muutma seal selle. Ja tema ütles, et kui nad ütlesid, et variserid said pahaseks. Tema vastas, iga taim, mis minu taevane isa ei ole istutatud, juuritakse välja. Jätke nad on pimedate sõgedad teejuhid. On olemas need taimed, mis ei ole taevane isa istutatud. Kui taevane isa kedagi istutab, siis ta tegeleb selle inimesega südame ümber lõikamisega. Siis seal võetakse kuivamaid oksi ära, tõks, oksad ära ja Jumal on aednik ja ta tegeleb selle asjaga. Ja näed, aga osad, kes on nagu kangekaelsad, nad on pimedate, sõgedad teejuhid ja pime juhib, pimedad kukuvad mõlemad auku. Huvitav, kas mul siin? Pimedad kukuvad mõlemad auku. Ümber lõikamata süda on variseride süda. See ei alistu Jumalale, vaid kehtestab oma arusaame, oma tahet, Jumala kartusele viivat õpetusse sellisest suust ei tule. Kui kiri ütleb, et kui keegi õpetab teisiti ega jää meie issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade juurde. Tänapäeval on palju õpetusi, kus ei ole terved sõnad, on poolikud sõnad, on siit osa võetud, siit osa sealt ja pattu paitavad ja peitvad sõnade. Võtta, kui Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja Jumala kartusele vastava õpetuse juurde. Õpetuses, milles ei ole Jumala kartust, ei ole õige õpetus. Siis on see ise ennast täis, ega sa millegist aru. See inimene, kes niimoodi õpetab, see pastor või ükspuha, kes ta on, kes õpetab niimoodi, et Jumala kartus seal sees ei ole, kohtupäeva ei ole, midagi ei ole, põrgusse ka keegi ei lähe, et kõik lähevad otsaga taevasse kogu oma ropu suuga, siis need inimesed on ise ennast täis, aga mitte püha vaimu täis. Nad on ise ennast täis ja ei saa millegist aru. Ei saa millegist aru, vaid on haige vaidlemisest, sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotus, kurje kahtlusi, lõputud öörumisi inimeste vahel. Vaata, mis vili on. Vili on üliränk ja paha, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud tõest. Ning kes arvavad Jumala kartus olevat tuluallika. Ent Jumala kartus ongi suur tuluallikas, kui inimesele piisab, mis tal on. Siin on üks väike tõlke viga, seepärast, et viga, vaid arusaamine läheb nagu paremaks, kui kreeka keeles selle vadatuna, siis on see on tuluallikas, kui ta on ühendatud rahuloluga, mis Jumal annab, mitte ahnusega. Ühesõnaga mitte ahneks, et Jumal annabki sulle igast rikkust ja asju, võib maja anda, autot anda, ära taha juurde, ahne, anna mulle 3 autot, anna mulle 4 maja, anna mulle 5 maja, tango paini ka, ei, see ei meeldi nii, paneme selle, see on ahnus. Kui sa oled ühendatud rahuloluga, mis Jumal sulle annab, Jumal annab sulle mingi asja, sa oled rahul sellega, tänu Jeesus ja tänad selle eest. Aga näed, on olemas siuksed viljad, mis on õõrumised, värgid, eriti on Facebookis näha kristlaste lehe peal. Mina tulin sealt ära, Jumala vaim ütles, et sina tule sealt kähku minema, et seal ei ole tegemist ümber lõigatud inimestega, vaid seal siiamaani 10 aastat tagasi ei ole mitte ükski inimene seal, no võib-olla 1 või 2 on, ei ole muutnud.
panevad, tulistavad samamoodi, nooltega viskavad, nii et ja samamoodi need vilja ei ole. 10 aastat ikaldus. Võis keegigi tulla sealt tarkuseks üles, aga ei ole veel ja veel on läinud veel hullemaks. Küll on läinud osad katoliiki ja paavsti kummardama ja ei tea mida veel. Ühesõnaga näed, et see ei ole tagarääkimine, see on tõe avaldamine. Peab rääkima nii, nagu asjad on. Ei saa öelda, mis on halb, öelda selle kohta hea ja halva kohta, et mis on tegelikult halb, et hea ja mis on hea ja et on halb. Sa võid needuse selga saada, sellest Jeesus ütleb, et häda teile. Häda tähendab neetud, olgu see, kes nimetab halba heaks ja head halvaks. Õpetus, mis muudab inimese ümber lõikamata süda, peab olema lõikav, kaheteraline, mis hingelikule isegi haiget teeb. Minule tegi küll mõõk haiget. Oi, kus ma vaidlesin. Mõõk löödi sisse. Kohe hakkas valus. Oi, küll ma kaitsesin isegi õlle joomist kirjakohtadega. Jeesus jõi ka veini. Vot niimoodi kaitsesin ennast ja mul häbi, ma pärast pidin põlvil ja andest paluma, kuidas ma niimoodi sain oma Jumalat mõnitada. See oli patukaitse evangeelium, minu enda patukaitse evangeelium. Kaitsesin ennast evangeeliumiga, me võime igasuguse evangeeliumiga ennast seal kaitsta. Leiame kirjakoha enda kasuks, enda patu kasuks ja kaheteraline hingeline isegi haiget teeb, kui see heraldama hakkab südame hoiakut. Sõnajagajad peavad olema lahti öelnud pattudest, kes need sõna jagavad. Mitte neid peitma, sest osad peidavad oma patte. Räägivad küll evangeeliumi, aga tegelikult peidavad oma patte. Kuid lõpuks viljad näitavad, et patt käib neil kaasas. See on 2. Korintuse 4:1-2. Sellepärast, et meil on selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu. Me ei tüdi ära, me oleme lahti öelnud, näed, need, kes jagavad evangeeliumi, need on lahti öelnud millegist. Vaata, mis siin on. Nad on lahti öelnud häbiväärsetest asjadest, mida peidetakse. Näed, et inimesed peidavad mõnda asja. Me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südame tunnistusele Jumala ees. Vaata, mis on tegelikult. Müükene evangeelium peab olema. Evangeelium peab lahkama. See on operatsioon, see lahkab sind ära. Sa hakkad valikuid tegema ja ta annab isegi suuna. Vali see. Õige pool, aga ta lahkab sind ära. Sellega muidugi läheb aega. See ei ole niimoodi kohe paugu pealt. Sellega läheb aega. Sa tuled arusaamisele, mida rohkem sa Jumalale lähened, seda rohkem sa saad aru, et särk on must. Mida sa lähed kellegi teise Jumalale? Sa lähed vale Jeesuse lähetele, vaatad, kõik on nii puhas ja veel puhtam. Tegelikult, mida sa rohkem lähed valguse juurde, seda rohkem hakkavad valguse käes nähtaval tulevad kohviplekid. Sa hakkad aru saama ja on vaja need maha panna. Sellest osad patud on hästi sügaval peidus. On ka need patud, mis on suguvõsa needused, asjad värgid, mis on kaugelt tulnud. Need tuleb kõik ära risti alla panna. Need vaevavad sind, need orjastavad sind. Tõe avaldamisega tõde annab südamele hinnangu. Inimene leiab tõe annab südamele hinnangu ja inimene leiab enda pea ja toob valguse kätte ja tõde vabastab inimese. Ei kasuta riukaid. See on kreeka keeles, et ei manipuleeri. Ei meelita, ei ole salakaval. Tõde peab olema täis Jumala kartust, inimesele selget valikut andev, mitte armastuse mull. Jumal on armastus, kõik armastab täpselt samamoodi nagu sa oled ja kindlasti oled taevas ja huvitav, kui sa oled üleni patune või oled sa mingid patud on alles. Mida see seal taevas kuldselt ära? Kõik teised on ka samasugused. Kuidas seal mäss hakkab seal?
taevas hakkab mäss, kui pattudega sinna saab, aga sinna ei saa. Sinna ei saa pattudega, siin peab all kõik. Siin all maa peal on antud see aeg sellega tegeleda. Jumal annab armu selle jaoks tegeleda. Tõde peab olema täis Jumala kartust, inimestele selget valikut anda, mitte armastuse mull. Kui tuleb kiusatus ja kui tuleb kiusatus sellised siis kohe taganevad, nagu me teame, lemmikfilmi raamat nägemus palveränduri teekonnas on see mõjutatav, on see kutt, kes on teatavasti sai mõjutatav roosa manna evangeeliumi otse kristlase käest, seepärast sellel oli endal pats seljas, kes oli ise alles algaja ja teel oma patukoormaga alles risti alla. Tema kuulutas kullast tänavaid ja krooni, mis ei hävi, kuid jättis ütlemata, et tee sinna on kitsas ja täis kraave ja orge, kuna ta polnud ise veel orus käinki. Vaata, seal on selgelt näha, mis tegelikult oli. See evangeelium on manipuleeriv. Johannes kuulutas, parandage meelt, pöörduge oma kurjusest. Jumal on ka kohtumõistja. Kui kogudus tegeleks ka kohtumõistmisega, nagu Jeesus, Paulus, Peetrus, Jaakobus, täna kirjast loeme, siis ei jääks õhku erinevaid tülisi, vaidlusi, petmisi, igat halba asja. Kurat on sellise kohtumõistmise kogudusest eemaldanud ja selle tulemused on segadus, lahkmeeled, lambad purenevad ilma karjaseta, süda jääb ümber lõikamata, kibedus muudku kasvab. Sellepärast, et ei ole preestid, kes õiendaks asjad ära, kes ütleks, et näed, sina tegid valesti, sina tegid õieti. Kui me loeme preestite ja juhatajate palve peaks olema selline, mille ma isegi olen palvetanud. See on esimene kuningate raamatus. Anna sellepärast oma sulasele sõna kuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu kohut mõista selle sinu suurele rahvale, et Salomon just seda palus, oli see kõne issanda silmis hea. Vaat selline palve on tegelikult juhtidele, et nad tegeleksid, nad peavad tegelema koguduse sees olevate erimeelsustega ja asjadega ja tooma päevavalgele asjad. Väga palju koguduses sees käib igasugused, kõik need valetamised, kõik need igasugused purelimised, need käivad koguduse sees. Need on vaja, et juhatajad nende asjadega tegeleks. Siin on toodud lammaste purelemine välja siis. Sellepärast sa kohut mõistev inimene. Ole sa, kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest millest sa teise üle kohut mõistad, sellest mõistad sa süüdi iseenese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Selle kirja kohaga on toodud igast asja välja, me ei tohi kohut mõista. Vale õpetus. Siin on selgelt öeldud, et pada sõimab katelt ja ühed mustad on mõlemad. Siis, kui sa oled ühes patune ja siis ära mõista teist samast patud, see on selle, kui mina olen näiteks joon on ja ütlen, sina ära joo. Vaata seda ma ei tohi, sellist kohut ma ei tohi mõista, kuna ma ise olen samas patus. Ma võin öelda heal juhul seda, et kuule, parandame koos meelt, lähme risti alla, lähme siia, paneme meelt maha, mul on täpselt sama patt. Vaat niimoodi võid sa minna. Aga kui sina ei ole joodik ja teine on joodik ja siis sa lähed ütleme, kuule, sa ei joo, sa võid sellega põrgusse minna, siis see on väga õige see ei ole kohtumõistmine, see on isegi juhatus. See Taavet ütleb, et õige löögu mind vastu pead, et see mulle õli. Nii. Jumal on määranud oma kogudusele, kohtumõistjad, karjased oma kogudusele. Et me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut, see on Rooma 2.2. Tõtt mööda. Jumala sõna tuleb praegu siit kantslist, kellegi puudutab, pärast on risti alla, saab risti alla tulla, põlled maha panna. Tead, väga lihtne on see, kui sa enda sees mingisuguse patu leiad, siis põlved maha, sa ei pea kaua ootama, lihtsalt süda kahetseb ja Jumal juba taevast ütleb, andestatud. Räige patusega sai hakkama Taavet. Kui prohvet talle ütles talle, et sina olid see, kes selle lamba ära tappis,
ta kohe kahetses ja juba ütles prohvet talle, su patt on juba sulle andestatud. Jumal näeb seda südant, sinu südant juba enne, kui sa tuled. Aga kui sa tuled siukse trillalla, et seega mõni patt, ma panen siis põlved maha. Jumala ees oled sa täielikult alasti, ta näeb su motiivi läbi, mis motiiviga sa seda asja teed. Ja me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut. Jumala sõnaga. Jumala sulane osutab tõde ja tõtt mööda mõistetakse kohut. Osad lambad on nii kanged, et hakkavad kaitsma oma vana loomust, mis on määratud tegelikult ju surema ristil. Hakkad kaitsma ennast seal, tõmbama ülesse. Tõde hoiatab ja noomib paljult. Ja tegelikult on see, Jumala sõnas on see Jumala heldus. Et Jumala heldus tegelikult juhib sind meelt parandama. Kui meid juhitakse meelt parandama oma vigadesse, on Jumala heldus. Kohe loen, et see on Jumala heldus. Sina aga, inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisugust asja teevad, et seda sama, kas arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse. Me peame vaatama seda väga lähedalt, et või suhtud sa üleolevalt, oled üleolev kuidagi. Mina olen teadsin õige. Tema helduse, sallivuse, pika meele rohkusesse. Ja nüüd vaata, mille kohta see ütleb. Ega sa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Jumala heldus on see, et ta juhib hoopis meelt parandama. Mitte ütle, et sa oled õige, ta juhib sind, see on heldus. Pikk meel, Jumala pikk meel, ootab pika meelega, millal me maha paneme oma vead. Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega. See on nüüd ümber lõikamata süda on kange, ma ei paranda meelt. Mulle tehakse haiget, see jutlus on liiga ränk. Kes seda suudab taluda. Seda samat ütlesid ka Jeesuse juures, kui need ingrid olid. See sõna on liiga ränk, kes seda suudab taluda. Ja inimesed läksid minema ja jäid 12 jüngrit alles. Sest Jeesus ütles, et te peate mu verd jooma hakkama ja liha sööma. Talletad endale viha ja oma kanguse pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtu mõistmise ilmumise päevaks, kes tasub iga ühele tema tegude järgi, igavest elu küll neile, kes püsiva hea tegevuse kaudu. Meie kristlastele peame püsivalt head tegema. Maksma teiste võlgasi kinni. Kui kellegi on võlgu, kui mul on raha maksta, siis lähen issand ette. Issand, mul on praegu siin igavene suur summa. Näita mulle, kelle võlg kindub maksta. Ta näitab sulle ja maksad kinni. See on kristlaste elu. Jeesus ja mitte niimoodi, et kuule, ma maksan selle, see on nii see poiss, ma maksan tema võla kinni. Ei. Ta laseb sul hoopis maksta võib-olla sellisel inimesel, keda sa üldse tahaks maksta talle midagi. Peab küsima, aga püsiva heateguse kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust. Ent viha ja raevu neile, kes on ise meelsed, mina tean, ja tõele sõna kuulmatud. Neile meel tõde. Tõde on alati valus, jälle sain pihta. Aga kuulekad üle kohtule. Aga kuskil kellegi materdatakse, siis on kohe üle kohtule, kohe kuulekas. Jumala sõna ütleb, ahistus ja kitsikus tuleb igale hingele, kes teeb kurja. Juudile esmalt saavad juudid, siis kreeklased, aga kirkus ja au, rahu iga ühele, kes teeb head. Jälle juudile esmalt, siis kreeklasele. Kui teed head, saab juut esimesena, siis saab pärast kreeklane. Sest Jumala juures ei ole erapoolikust, seal ei ole mingisugust pooli valita. Seal teevad, kes teevad halba, saavad halba. Mõni ütleb, et ei, me oleme surmast läinud ellu, nii kui praegu ära sureme, kohe oleme taevas. Ilmutuse raamatut tuleb lugeda, seal on kirjutatud ja eluraamat avati. Kes on eluraamatus kirjas? Mina olen, sina oled. Kõik on kirjas, kes Jeesus võttis vastu. Aga teine raamat avati ja see oli eluraamat. Ja seal on kirjutatud
mõisteti kohut nii nagu oli eluraamatusse kirja pandud. Kohut. Kas tegid head, ei teinud, tegid seda, tegid teist, tegid kolmandat ja igaüks sai oma tegudega vastavalt karistust. Kui keegi on Rick Soineri raamatut lugenud, siis üks pastor ja pastori olid siuksed manipuleerijad seal. Rick Soiner sai seal nendega rääkida seal ja nad said kohus mõistis neile 85 aastat põrgut, 85 aastat ja ütles, et seal kärsatati kõik ilusti raalgelt välja ja nad rääkisid piinlikkuseni kõik oma patud üles, nii et Rick Soiner ütles, et mul hakkas häbi juba kuulata. Nad olid suure koguduse juhid ja isegi Rick Soiner tundis neid ja arvas, et need on niivõrd ülipühad. Vot ülipühadus. Ülipühadus. See võid ennast näidata püha, aga Jumal tunneb teie südant. Mis inimese jaoks on kõrge, see on Jumalale jäledus. See on ka neid 6 asja vihkab Jumal. Vendade vahele tüli ehitajaid ja see on lausa jäle. Seal on kirjutatud 6 asja. Seda tuleb tavaliselt pidevalt lugeda ja vaadata, et ennast sealt ei leia, sest Jumalale mõned inimesed absoluutselt jäledad. Jumal juhib kogudust inglite kaudu, nagu ütleme, et koguduse inglile kirjutan ilmutuse raamatus ja ingel annab märku karjasele juhatajale, kui see on osaduses Jumalaga. Kui ta on osaduses Jumalaga, põlvil issand, mis ma täna räägin, siis ta avab sulle mõtted ja sa hakkad kirja panema. Minu puhul on samamoodi tavaliselt öösel. Jumala sõnumid on heldus, mis juhib patust pöörduma, igale heale teole andma õiglane nimi. Hea on hea, kuri on kuri, tilt tõrva rikub meera. Inimesed, kes on meele parandusaldis, neile on noomimine, vot see ongi nüüd kirjakoht, nagu õli pea peale, kui sa oled meele parandusaldis, nagu Taavet ütleb. Issand, pane valvur mu suu ette ja hoida mu huulte uksele. Ära lase mu südant pöörduda paha asja poole, et ma annetult teeksin ülekohtu tegusi õeluses koos meestega, kes teevad nurjatust, ega sööks nende maiuspalasi. Vaat nüüd ütlebki, õige löögu mind, see on heldus. Kui keegi, kes on Jumala sõnaga patutav ja elab väga sõnakuuleliku. Õige löögu mind, see on helgus, ta nuhelgu mind, see on õli mu pea peale. Ärgu mu pea keeldugu sellest. Psalm 14. Näed, et kui keegi Jumala sõna teravat mõõka paneb, siis on tark see vastu kui õli võtta sulle pea lae peal. See hakkab sul meeldima ja see tegelikult ju õli ei tee kunagi sulle paha, see tuleb sul meeleparanduse. Ja kes on õige? Jeesus on õige. Tema sõna on nagu vasar, mis purustab kalju. Preestrite suust otsitakse sõnu, mis muudaks südame. Preestrite suust otsitakse. Malaaki ütleb 2. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg. Näed, Jumala vaim annab nendele inimestele, et nad koguduses ära räägiksid see Jumala sõna selgelt ilma igasuguse muutumata. Aga teie olete lahkunud selle teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama. Kui tulevad segased õpetused, siis inimesed hakkavad komistama. Olete rikkunud Leevi liidu, ütleb issand, juba lahkmeeled tulevad sisse. Sellepärast teen minagi teid põlatuks. Jumala vaim rikub ära. Kui keegi rikub ära Jumala templi, siis rikub selle ära Jumal. Oi, Jumal ei rikku midagi. On kirjutatud, hakkab rikkuma. Ta rikub, Jumal rikub selle inimese ära, kui hakkad sa templit vääritult kasutama. Siis teen ka mina teid põlatuks ja armetuks kõige rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid. Näe, me peame tähele panema tema teid. Üks psalm tuleb praegu meelde on ka, kus on hea palve issand, et andis Moosesele teada oma teed, aga rahvale andis teada imeteod. Meil on vaja Jeesuse teed saada.
teada, tema teed, issand, ma tahan sinu teed, mitte mingid oma teed või mingisugust imesid taga ajada. Imetähed järgnevad neile, kes usuvad. Niikuinii tuleb ime tagant järgi, kui sa usud. Sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Erapoolik ei ole hea. Näeme, et erapoolik inimestele meeldida püüdev õpetus, rahvamasse kokku ajada. Ajame aga suured rahvamassid kokku, mis on, tuleb kohe meelde see Eesti prohvet, taevane mitte Kalpre, see on ka veel prohvet, aga taeva ja see suri ära ja 3 päeva pärast ärkas üles surnust ellu ja ta käis seal põrgus ja igal pool ja käis vaatama ja talle seal näidati seal kirikut, ingel ütles, et tule vaata seda kirikut, puu püsti täis. Ingel ütles, et siin on 2 tükki, kes pääsevad. Teist kirikut puu püsti täis, siin on 3, siin on 1. Pisut on neid, kes leiavad. Selle jutluse eest ta sai iga 4 päeval mõisniku käest peksa kepiga. Teda peksti keppidega, nii et palavik oli ka ja palaviku ajal peksti. Ta sai selle tõe kuulutamisest peksa. Ja pitsahoope käskis anda preester. Seepärast, et oli religioosne preester, seepärast, et ta ütles, et sina preester lõpetad ka seal põrgus. Ütles tõde. Ja et kui sa niimoodi on, selline on, ei ole inimestele meeldiva püüdev, et me peame inimestele meeldima. Tegelikult, kui sa inimestele tahad meeldida, see pole üldse jumala sulane. Sa ei ole mingisugune jumala sulane, kui tahad, oi nüüd meeldida. Siis sa oled enese uhke, sa tahad keegi olla, sa tahad kuskile saada kellegiks ja selle juur on eneseoletsus. Ennast oled ära aletsanud. Tean väga hästi, ma ise eneseoletuse. Kui ma otsisin tead, see oli ka pidi, kes mind tead, kuskil kiidaks tead. Ja, ma olen sellest tänu jumala lahti saanud, halleluuja. See oli õli mu peale, aga ma tean, et see juur on eneseoletsus. Eneseoletsus, kõige uhkuse juur, kõige jubedam asi, ma vihkan seda vaimu. Ja sellest hakkab kõik jama pihta. Ja erapoolik ja meeldib püüda õpetus, selle tagajärg on, et põlatakse, sellised üldse Jeesus põlgab neid ära seal. Kui preester räägib kadedusest, vaata näiteks, ja see on, piibel ütleb, kadedus on nagu mädanik luudes. Kui kade kuuleb, näiteks saalis on kadedus, kuuleb ja vihastub, siis ta peabki tegelema oma kadedusega. Kui räägitakse, et kade inimene ei pääse ja keegi hakkab bravuuritsema saalis või kuskil, ei tea mis YouTube'is, seal, siis see tähendab seda, et tema sees on elukas, mis ärkas ellu. Risti alla tuleb viia. See on, sest see sööb ju teda ennast sees poolt nagu vähk. Mädanik luuges, see on vähk. Kadedus, ta ei saa olla, oi sossid, nii ja auto, mul endal on teal aparoosed seal. See kade on selline, et ja sa sööb sind, sa ei saa magada öösel, miks minul ei ole, miks mul ei ole. See sööb sind, see närib. See on elukas, mis tuleb välja jääda, teemon, kadeduse vaim. Kui preester osutab tõde, siis kangekaesed koguvad kive, nagu Jeesus, kes on, neil on ümber lõikamata südamega, kes on tõde ja tema puhul oli samamoodi oma õigusega inimesed käisid kivid taskus ringi. Nad lihtsalt otsisid, et jälle sõnast kinni võtta, et jälle vaadata või lindistada, tead, mida ta ütles. Ai, näe, ta ütles selle valesti seal, võt selle. No, Jeesus muidugi ei ütlenud valesti, aga proovisid äkki, tead, proovime rahaga, vaata, mis pilt on. Igate nendel oli juba hautud välja kurjus, et vahele võtta seal. Aga sellised paraku on tänapäeval ka. Preester, kes ei kutsu korrale, võib äkitselt lausa surra. Eeli näiteks oli preester,
kes ei tahtnud oma poegi korrale kutsuda. Ja nii ta sai surma tema ja ta pojad. See Neeli oli ülempreester ja see olukord on meile hoiatuseks. Praegu, kui Jumala vaim lähemale tuleb, siis mida rohkem lähemale tuleb, siis hakkavad need asjad juhtuma, võivad juhtuda nagu apostlite tegudes lihtsalt, et keegi valetas. Lihtsalt valetas oma südames, südame olukord. Lihtsalt valetas oma raha kohta ja jalad ees välja samal hetkel ja valetas püha vaimule. Et nagu nalja nende asjadega ei ole, see süda on avatud. Me peame niimoodi mõtlema, et süda on kogu aeg avatud. Kõik me süda, mõtted on avatud, peame niimoodi käima ringi, et uurima läbi ennast kogu aeg. Osad on sellised ka, kes kulutavad evangeeliumi, kuid ise pole vabad. Saadetakse evangeliseerima, sipub üks jalga, kohe evangeliseerima. Täna said Jeesus omaks, ei anta ei piima ega mitte midagi lutipudeid, kohe evangeliseerima ja ise on tegelikult kaduvuse orjad. See on teine Peetrus vaada, kes tõotatus teistele vabadust on ise kaduvuse orjad, sest kellele keegi on alistunud, selle orjaks on ta saanud, kui nad on kord ära põgenenud maailmas saastast, meie issanda päästa Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu. Need olid kristlased kunagi. Pärast jälle vajuvad see saasta, siis jäävad alla, siis on nende viimane elu halvem kui esimene. Et me näeme, et on inimesed, kes tahavad väga teistele vabadust tõotada, aga tegelikult ise on alles kaduvuse orjad. Me peame endaga tegelema. Me peame ise endaga tegelema. Nii palju, kui veel praegu armuaeg on. Et tegelikult on vundamendi ehitamine. Jumal ütleb, vaadake, kuidas ehitab. Ma olen ehitaja ja tean, kuidas vundament ehitaks. Algust tuleb teha auk. Auk tuleb teha. Kopp tuleb kohale, teed augu. On ju, sul on ka auk olemas seal. Auk on vaja teha. Aga ehitajad ja see Jumala astjad õpivad tegelikult aukudest. Nagu Joosep. Kaevu põhja. Muidu nägi väga hea unena. Oi, näe, lehmad kumardasid. Need vennad ka kõik kumardasid ees. Aga talle näidati ette, mis asi juhtub. Ja nii kui ta hakkas seda ütlema vendadele, kadedus, mis sa oled siin, kõige noorem siin kohe tead. Ja auku, aga august tõsteti üles vanglasse, vanglast korraks välja, tagasi vangi ja lõpuks kattis laua oma vendadele ja siis veel lõpuks veel sai tast üldse Vaaro parem käsi seal. Et niimoodi nagu on, aukudest õpitakse igast asjadest. Ja siis tulebki õige maja kalja peale. Ja igaüks vaadaku, kuidas ehitab, seepärast, et mõned panevad õlgadest, tuli tuleb, siis on läinud. Kõik otsutakse läbi tules. Ja meil on see aru saada, et me võime ise ennast vaadata, mida me räägime. Kui räägime Jumala sõna on kõik hästi, aga kui oleme mingit muud juttu juba, siis on juba jamasti. Et mis suust välja tuleb, see lähtub südamest. Näed, südame olukord tuleb suust välja. Kui sa suust, tegelikult isegi mõned, kes arvavad, et nad on väga juba otsaga taevas, tasub ennast lindistada. Inimestele tegelikult ei meeldi oma häält kuulata eriti. Aga lindista ennast üles ja siis lase endale ette ja vaata, sa võid avastada, et mis asja ma ajan seal. Ja näed, ja suust välja tuleb, see lähtub südamest, see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, ooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on need, mis inimest rüvetavad. Et selles mõttes see oma enda suu vilja võib ka nagu vaadata. Ja siis otsustada ise enda üle, vaata, mõistad kohut, vaata, nagu enne ees, kes sa pead enda kohus ära, kuule, et see viri oli praegu jama ja siis lähed issand, puhasta mu huuled iisopiga. Võta see tuline süsi altari pealt ja issand tõesti puhasta ära. Inimese suu vili on südame mõtete paljastaja. Ka teod on sellised siis pärast. Inimene ka kirjutab oma südame mõtteid. Ka kirjutab.
Ühesõnaga, kui keegi kirjutab, siis tegelikult kirjas on ka näha, mis inimene südames mõtleb. Loed selle kirja läbi, saad aru, mis inimesel südames on. Ja mõni laulab oma südame olukorda ja loob selliseid värsse. Mõni on siukene kunsti, et lükkab oma südame olukorra seal värssidesse. Maailma inimeste muusika näiteks, kui kuulata nende sisu, need laulud on ise kesksed, lauldakse muredest, kõik on jama depressioonidest, et kõik on läbi katkistest suhetest lauldakse, igasest joomistest, nõidustest lausa, et nagu seal jätkevõtmed välja poole, kui lahkun, et las võiks ka nõiamoor ka kulla tulla. No seal siuksed laul, kui sa vaatad neid laule, need on kõik on absoluutselt jubedad laulud ja need on kuskilt kellegi mõttest tulnud. Nõiduse vaimust on tulnud siuksed asjad. Või kas või laulad seal võtku homme mind või saatan. No, on siuksed laulud. Ja me näeme, mis allikast need tulevad ja nad laulavad oma mõtteid kõik ära ja siis kuulad selle laulu ja nad laulavad seal kaasa, siis sa näed, et see südamehoiak on sama. Ma pean sõitlema siis, kui ma kuskil poodigi lähen, siis käivad seal need retrolaulud. Ma pean sõitlema oma mõistust, et ma sealt poest välja ei tule, et ma juba ei jümise kaasa seal. Need määrivad inimesi. Meie asi me ei tohi, see esiteks saatan on ülistaja, tema on diskoteek, tema on see, kes neid asju seal paneb ja need on loitsitud põhimõtteliselt need kõik asjad seal ja nad määrivad inimest, nad tõesti määrivad. Lauldakse elu lõbedust ja naistest ja seksidest ja maisest armastusest, kus esikohal on inimeste ihaldamised. Ja need inimesed, kes neid lauli kuulavad, need kaasa laulavad, kulutavad kooris, et on sama südame mõtlemisega, kui laulad need samasi asja kaasa. No, laulavad seal, lähevad õllet jooma, siis laulavad seal kõik koos, ülivennaskond seal õllepruurijad laulavad seal. Saksamaal läksime terve suur, tahtsime kuskilt sööma naisega minna, selle igavene suur, tohutu suur pubi seal, mõtlesime, äkki saame siin süüa, mõtlesime, ei siit, jumal ütles, siin ei saa mingit süüa, ühtegi ukse lahti, kõik seal, laulsid seal seda õllepruuri, nii üksmeelsel. Kuri vaim oli seal sees ja muu mitte midagi. Vaat ja sellised asjad need on. Need on maailma asjad, kus meie oma nina toppida ei tohi. Meid on kutsutud ülistama. Jumal tahab, et me ülistaksime, kiidaksime teda. Ja me kiidaksime teda öösel päeval tänu kaudu, et tänu kaudu rohkeneb kõik meil. Kui me täname maa eest, täname sellest, täname kolmandast, siis tänu kaudu seda rohkendatakse. Jumala sõna, Jumal tahab saada oma kiituse kätte. Ja peale selle taevas ei ole meil midagi teha, kes kiita ei taha siin all, see üles minna ka ei saa. Seepärast, et seal kiidetakse ööd ja päevad. Nii et valmistume siin all kiitma, et seal käib ülistus ööpäeva ringselt. Ja neid roppusi ei saa. Ja südamata tuleb, sellega läheb kaasa ja südam me ei tohi, nagu alustasin jutlust, et hoia oma südant rohkem, kui me ei tohi lasta ennast määrduda. Seepärast, et nagu täna siin jutt oli, et konna keedetakse vaikselt, vaata. Niikaua, kui ta lõpuks, ta ei panda kohe keebasse potti, vaid vaikselt pannakse tuld alla, pannakse külma vette ja lõpuks on ta keedetud. Samamoodi on ka meiega, kui me seal kurati tule seal sarvedega, vaikselt ja oledki juba tema ala peal. Sa ei saa isegi aru, vaatad, ma olengi juba puuris. Ja me peame oma suud vaatama. Oma suu viljas saab mehe kõht täis, ta küllastab oma huulte saagist. Ja surme elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Põhimõtteliselt sa külvad endale ise pärast tagasi. See on bumerang seal. Ja ümber lõikamata süda seda juhib lihameel, silmaimu, lihaimu, elukõrkus, uhkus, isemeel ja oma tahe. Ümber lõikamata süda. Me peame laskma oma süda täitsa ümber lõigata. Ma ütlesin, see on operatsioon, see ei ole mingi nipsuga. Muidu kui oleks nipsuga, siis oleks kõik oleks täitsa lahedad sellid. Ja näed, ei ole, seepärast, et seda operatsioon käib. Ja see süda peab täitsa ära opereerima.
Ja kui inimene võtab vastu oma Jeesuse kuningaks, siis tema vaim elustatakse. Südame ümberlõikamine algab, suu huulte ümberlõikamine algab. Alles siis, kui suu on ümber lõigatud, on inimene valmis tegema, mida Jumal käseb. Suu tuleb ümber lõigata. Kui ennem otsib inimene vabandusi, et mitte teha Jeesuse tahet. Siin on teine Moosese kirja koht. Sel päeval, mil Issand rääkis Moosesega Egiptuse maal, Issand rääkis Moosesele öeldes, ma olen Issand, räägi Vaaraole Egiptuse kuningale kõike, mida ma sulle räägin. Ja vaata, mis Mooses ütles ümber lõikamatuna. Ja Mooses ütles Issandale, vaata, ma olen huultelt ümber lõikamata. Kohe ütles tõe välja, ma olen praegu ümber lõikamata, kuidas mina saan Vaaraole kuulutada. Selleks oli vaja ta ümber huulelt lõigata. Ja siis ta veel ütles ju, et ma olen kokutaja nii ja naa. Ja Jumal siis juba vihastas, kui siis juba vastu läks, ütles, et ma annan sulle Aaroni, kas olgu tehtud. Ja siin ei ole vaidlusi, kui on Jumal hakkab kõnetama. Enne tulevad igased vabandused. Nagu on ka Jeremias kirjas. On väga selgelt kõik, kes on Jumala tööriistad, on nad ema ihust alates kutsutud. Ka mina tean, et on see pilt ka seina peal. Et maaliti pilt, kui mina olin juba alles kõhusna. Ja juba on pildi peal asi, mis minust taheti teha. Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Enne kui sa ema isust välja tulid, pühitsesin ma sinu, ma panin su rahvastele prohvetiks. Aga mina ütlesin, issand Jumal, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Esimene asi, kui vabandus. Kuid Issand ütles, ära ütle, et ma olen noor, vaid mine kõikele, kuhu ma sind läkitan ja räägi kõike, mida ma käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, päästan sind, ütleb Issand. Jeremia kutsumine oli selline, esimene asi kohe, et ma olen noor ja tulevad nagu vabandused. Jumala sulaste kutse on pandud paika juba ema ihus. Kuid aeg, millal hakatakse teenima, ootab oma aega. Peab ootama Issanda kõnetust. Paljud kannatamatud astuvad oma teenimisse kannatamatusest, jonnist. Ja siis lõpuks põlevad läbi. Nad põlevad lõpuks läbi, kui see ei ole Issanda ike. Psalm 119 ütleb väga hästi. Ma olen su sulane, anna mulle aru saamist, et ma tunnetaksin sinu tunnistusi. See on väga hea palve. Anna mulle aru saamist, et ma tunnetaksin su tunnistusi. Aeg on Issandal tegutseda, on ju tehtud tühjaks su seadus. Sellepärast ma armastan su käsk enam kui kulda ja selgemat kulda. Sellepärast ma pean kõiki su korraldusi täiesti õigeks ja ma vihkan igat vale teed. Psalm 119, 125, 128. Kui Jumal puudutab huudi, lõikab ta ümber huuled, siis inimene on valmis tegema rõõmuga isa tahet. Sellele on ka viljad. Jumala sulane, ühesõnaga, noomib, õpetab, karistab, julgustab, toob valguse kätte pimeduse varjunud teod, mõistab kohut nagu Mooses, Eelia, teised prohvetid. Kui püha vaim kõnetab, siis on ülevalt sündinu vastus. Vaata, siin ma olen. Kui Jumala vaim, siis sa ei ole vaik, sa ütled kohe, vaata, siin ma olen. See on ka Uues Testamendis Apostlite 9. Ent Damaskuses oli jünger Hananias nimi ja Issand ütles temale nägemuses, Hananias. Ja tema vastas, me peame ka vastama niimoodi, kui Issand kõnetab, Margus, Issand, vaata, siin ma olen. Ja siis hakkab Issand rääkima. Ta on gentleman, ta kutsub sind ja siis hakkab rääkima. Tõuse mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks, otsi Juuda kojas üles Tarsisest päris Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvad ja käed tema peale panevad, et ta nägemuse tagasi saaks nägemise. Hananias aga vastas, Issand, ma olen paljudelt kuulnud, näe, saab ka rääkida vastu, väike hirm on nahas. Paljudel kuulnud sellest mehest, kui palju kurja on ta teinud, mis sinu pühadele Jeruusalemmas ja siingi on tal ülempreestri käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Nad Issand kuulas ära ta hirmu, aga Issand ütles talle, mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike peab ta kannatama minu nime pärast.
tänapäeval ei taha keegi enam midagi kannatada. Aga paraku kannatatakse. Märtrid kannatavad, jumala sulased kannatavad ka. Ja tõe ees, kui sa tõde räägid, siis sa saad. Kõnetusega anti väga detailne juhis. Ei jäetud mitte midagi ütlemata. Öeldi isegi see, mis sellest mehest saab. Täielikult detailne asi öeldi, anti. Ja Jesaja sai kõnetuse samamoodi, kui teda kutsuti. Teda kutsuti nagu teenistusse. Sel ajal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrgel au järel ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, ühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 lendas. Ja need hüüdsid üksteisele, ütlesid, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdja häälest, vaata mis hääl tuleb. Ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Esimene asi, kui sa jumala pühaduse kokku, häda mulle, ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt. Jälle roojased huuled. Nägid, et peab ümber lõikama. Ma elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede issandast. Siis lendas mu juurde üks seeravist, tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega altarit oli võtnud ja ta puudutas mu suud ja ütles, vaata, see puudutas su huuli ja süü on lahkunud, su patt on lepitatud ja ma kuulsin issanda häält ütlemas, keda ma läkitan, et kes meilt läheks. Nägid, ennem oli roojaste huultega, ennem ei olnud ta osa sellest plaanist, aga kui võeti altarist, puhastati huuled ära, lõigati süda ümber, siis ütles, näed juba niimoodi, kes meilt läheks? Jumal ütleb, nüüd sa oled meie hulgas. Suu on puhas, nüüd oled sa meie hulgas. Enam ei oled sa seal hulgas, vaid siin. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ja ütle selle rahvale. Me näeme, et suu peab puhas olema roojasest huulest ja siis sa oled alles siis Jumal arvab sind enda sekka. Ja siis sa oled ka niimoodi, et kui sulle öeldakse, siis sa ei hakka seal vaidlema, vaid sa ütled seda, mis sul kästakse öelda. Meil käis ka hiljuti Maria, kelle prohveteeringud on siin aedniku majast täide läinud ja issand pole muutunud oma plaani. Iseasi, kas me ise plaanis püsime. Igaüks sai sõnumi, mida mina sain julgustatud. Ma arvan, kõik said siin julgustatud püsida kutsumises sest ees on nälg. Jumal vajab usklikke, kes usuvad toidu imedesse ja astuvad vee peale, kui inimene mõistus tõrgub arusaamast. Ja meil tuleb hakata maad harima, hooned valmis eitama, sest lõikus on tulemas. Kristlaste asi on siin laieneda. Ja see on ka Jesaja 54. kirjas. Teie avaraks oma telgi paik sinu elamute vaipu venitatuga. Ära ole kokkuhoidlik. Pikenda oma telgi nööre, kinnita vaiu, sest sa levid paremale ja vasakule. Su järglased vallutavad rahvaid ja arsustavad tühje linnu. Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda. Ära tunne piinlikkust, sest sa jää häbisse. Jesaja 54 teeb väga selgesti laieneda. Kristlane peab telgipaiad. Jumal ootab oma sulastelt, kui ta tuleb, et meid leitaks toitu andmast. Nii vaimset kui maist. Seda ütleb Matteuse 24. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle issand on seadnud oma kodakondsete üle neile paral ajal elatist andma. Õnnis on see sulane, kelle ta issand tulles nõnda leiab tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, et ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu issand viibib. Halvad sulased ütlevad, et issand viibib. Ei, ta veel ei tule. Me peame aru saama, et Jumal tuleb, ta tuleb nagu varas, on kohal.
nii et tuleb olla toimekas, olla valmis ja oodata, et meid riietatakse väega kõrgelt. Siis me teenime kompromissitult, ei tehta mingit patule järeleandmisi. Tõe eest tuleb ka kannatada. Kes kõrvakedi kuulutavad, neil pole vaja kannatada. Need siluvad nii patte ja sellise evangeelium on kõigile vastuvõetav. Kõikidele, kui kõrvakõdi on, siis saavad kõikidele. On lesbidele, asjadele, kõikidele on oi kui hea. Hakkad tõde ütlema, siis on kivid käes. Segatud maailmaga õpetus on issandale jäledus. Et see on nagu jahu oleks segatud selle suhkruga. Ja maailm tungib kirikusse, kuid meid on vaja olla hoopis valguseks maailmas, mitte vastupidi. Valguseks peame meie olema maailmas. Meie peame tungima tõe valgusega pimedusse, paljastama ja valgustama, andma loodust, juhtima kitsale teele, laialt teelt maha, kirgede all eelt eluteele. Ja meil ongi palve, et issand, lõika ümber oma rahva süda, et võiksime öelda nagu Jeesus, usu alustaja ja täideseate. Vaata, ma tulen rullraamatusse minust kirjutatud tegema sinu tahtmist, Jumal, Hebreustele 10:7, aamen. Et sellised mõtted olid täna. Aga lähme vere osadus. Paneme kokku korralduse. Et pühapäeval saaks ka mõlemat toitu.